Aga mida sinul lapsed tulevad? Ei ole vaja mul puhkust. Sinul uuevarrestel on pauku ei tule, jah? Ei. Selge. Kõik on läbi juba. No jaa, kurb. Pauker otsas. Suck it, baby! Hei, kellkuke, me teda veel ei näe. Kelk, ma kuulan sind ja mõistan, et su probleem on meditsiiniline. Te saate alles nüüd aru. Äkki sa laseksid ennast kuskil, tead, vasarakesega vastu põlve koputada ja mingeid selliseid katseid endaga teha. Võib-olla aitab, teinekord aitab. See enam meie puhul ei aita. Juba hilja. Juba on hilja. Ja kelk kuidas siis õllesummeri jätsid nüüd ju vahele? No kuulge, kui ma olen kõik need aastad vahele jätnud, ma pole siin oma jalga tõstnudki siis. Pole kunagi käinud? Ei. Kas põhjuseks on see, et sa pole saanud tasuta piletit? Alates sellest. Ja lõpetades? Õluga. Õluga? Või mida sa ei joo? Niukest nagu mulle sellised mass labrakad sellisel kujul ei meeldi. Meie seas on ka üks, kes seal käis. Jah, ma korra käisin, jah. Palun vabandust. Ma võtsin 2 õlut, siis vihastasin, läksin jala koju. Ja seda lugu. Kurat. Võta järgmine. Võta. Külma tursa nägu. Kelk oskad sa seda nägu teha? Hurmur Colin Farrell suudles moelooja Gianni Versace majas korraldatud peol transvestiiti. Sopakad kirjutavad, et Iiri näitleja pani silma peale blondile Jim Davisele, keda teatud ringkondades teatakse ka Elaine'i nime all. Keset Kirev seltskond. Keset pidu kadusid nad magamistuppa keelt mandlitesse suruma. Davis räägib, et loomulikult me suudlesime. Colin oli nii armas ja ma ei räägi enam midagi, et mitte talle rohkem probleeme tekitada. Ütleme nii, et ta oli gentleman. Davis siiski paljastas, et staar oli temast seksuaalses mõttes erutusseisundis, kuigi ta teadis päris kindlasti, et see, keda ta mudib, on tegelikult mees. Kuid see ei tähenda, et segane värk oli, nüüd jäi mul natuke segaseks. Kumb neist oli mees? Mõlemad. Nüüd on arusaadav ka sinu emotsionaalne... Jim Davis. No ütle üks naise nimi, kelle nimi on Jim Davis. Sorry. Kuid see ei tähenda, et ta oleks homolisast transu. Oota, nüüd ma ei saanud enam lõpuks midagi aru. 2 meest omavahel, nagu ma aru sain, suudlesid, aga kumb neist ei olnud homo? Või ei olnud mõlemad? Mõlemad ei olnud homod. Ja lõpetuseks. Aita aju kanda. Raskeks läks. Paari minuti rõõmu tulemusel moodustanud inimlapse väljutusprotsess peaks algama. Britney Spears. Hallo. Kas see on Pille? Jah. Väga hea, Pille, Sky Plus siinpool. Ei. Mis ei? On küll. Te olete Sky Plusi hommikuprogrammi otse-eetris. Stuudios on siin Kivisaar ja Tõrv ja Kelk ja Hirmo. Me tahame öelda, et te olete automängu finaali valitud. Oli seda jama vaja. Pidin ma seda kupongi täitma. Ema ütles, et ära täida, sa kisud ennast mingi jama sisse. Vaadake korra, ma ei ole praegu Pille, muidu ma olen Pille laps, ma olen kutsunud kohe. Mis Pille laps hoopis? Jah, ma olen kutsunud kohe. Okei. Huvitav, mis ta meile ütles alguses, et ta on Pille? Tule ruttu siia. Mis nüüd juhtus? Vaata kohe. Jooksule, võit. Üle aiamuru. Oota, kujutan ette siin praegu. Kartulivaod, peediveenrad. Hallo. Kuusehekk. Halloo. Mingi automängu finaal. Hallo. Jau, rahvas ja. Soome politsei vaistas teisipäeval Kemi lähedal autoga kraavi sõitnud mehe, kellel tuvastati 5,8 promillini joove. Wow. Mees toimetati vanglasse, talle esitatakse süüdistus auto juhtimise eest eriti rängas joobeseisundis. Ütleme nii, et väike kilk oli peas. 2 õlut oli joonud, nagu ikka. Ei, Shenzheni oli. Shenzheni toonik, jah. Shenzheni toonikut oli pisut kulistanud.
Järgmine küsimus. Millal ja kuidas Arnold süütuse kaotas? See oli ausalt öelda, las ma nüüd tuletan meelde, see oligi siis see 14-aastasena, kui ma magasin selle prostituudiga, kes oli medtõdeapel, kui olin haiglas, väga kuum ja ilus tädi, ääretus sile ja ilusad rinnad, ilus tuss. Ei või olla. Kahjuks on meil selles ka salvestus. Noormehed soovivad tutvuda tüdrukutega seksi eesmärgil. Ei oska ka mööda lüüa. Kordaks neid vanuseid. 70-31. Kumb oli 70, kumb 31? Naine 70. Ja mees oli 31. Ja teda ei häiri. Ei häiri mis? Ma ei tea. Mis teid häirib 70-aastasena vana pruua juures, härra Kivisäär? Kui neid on riides... Maailmavaade on liiga erinev, kui vanusevahe on nii suur. Mis sa tahtsid rääkida tõrvu? Kui neid on riides ja teeb maasikамoosi, on kõik okei. Või kui sa oled pime ja sul pole käsi. Siis ei ole ka vahet. Aga äragi rohkem kelk edasi küsi seda teemat, ärme enam aruta. Rääkige edasi, ma kuulan. Käisin kinos. Ja see oli. Vaatasin filmi Pöidla, Küüdimees, Galaksis või mis asi see oli? Aso. No mingi uus film tuli. Täna on ka nagu öeldakse siis laiemale publikule näha. FAM kutsus külla. Kas see oli eile või? See oli eile. Oh, pagan. No otsa jääd ilma. No näed sa siis. No oota, ega see millist ilma jäänud. See oli üle pika... Okei, sain aru. Pika aja esimene seanss. Ma isegi ei mäleta, et sellist oleks olnud, kus ma nüüd pingutan natukene üle, aga pool saali tõusis püsti ja marsis keset seanssi välja. Kohe nii hull oligi või? No ikka saast. Ikka see on ikka maailmade sõda on selle kõval šedööver. Siis see pidi olema ikka... Ma kohe ei kujutagi ette, milline. Suurbritannias Somersetis elav 70-aastane naine abiellus 31-aastase mehega. Edna Townsend ja David Martin kohtusid ja armusid Oreli sõprade kokkutulekul. Oli räme rokk. Oreli või? Abiellud inimesed peaks ikka väga täpselt kuulama, mida neile enne saatusliku jaksena räägitakse, muidu võib juhtuda nagu ühel India noorpaaril. Preester sõnas kogemata Peiu nime asemel tema venna nime, mille Mõrsi oma vandes erutusseisundis ka kinnitas. Oi, läks kehvasti. Viga tuli avalikuks, kui suguselts järgmisel hommikul hakkas abielu tunnistust uurima. Peale seda saadeti pruut oma vanemate koju tagasi, kus ta nüüd ootab oma saatust, et kellega ta siis abiellus. No mul ikka on nõksa arenguruumi, ma vaatasin seda pilti, aga mitte palju. Vaata, et su kodinad siit läinud on enne, kui ma tagasi tulen. Miks pätid? Jõhkardid, sead. Parganäod, looderdajad, seanahavedajad. Nad panevad su kinni. Я бы хотел послушать твою версию. Yeah, come on now. Да, давай. Järeldame seda, et tuleb need kuradi fucking väiksed, pisikesed, pilusilmsed, kollased, vastikud, räbalad, värdjad, nahhu ei saata siit taha. Jah, aga kuule, üks kuradi veerand tunni pärast helista mulle. Praegu teen mingit saadet linti. Sky Plus Top 40 ja üritame oma saates ikka neid ansambleid ja esitajaid ja artiste ikka üritame panna. Kahjuks on meil selles ka salvestus.